Kanada andmetega on üks paras segarapudu. Et siin 30-40-ndates on nagu intensiivis üks maha võetud. Ma ei usalda enam. Kohe üldse ei usalda enam. Ei, laste ja noorte real on kõik õige. Ja seal lisandumisi õnneks ei ole. No see on eilne 305, täna on 304. No see on ju kumulatiivne statistika ju, ei tohiks niisugust jama olla. Aga no 50-ndates siiski on 4 ja need on need niimoodi, et on 2 meesterahvast ja 2 ei 3 naisterahvast, siin näitab. Ei 2 ei oska liita, nii. Tead, ma olen Hispaania peaministri siiamaani häiritud. Aga ma ei tea, kas ma nüüd ära teda kustutaks, aga kui keegi ütleb, kas teeme seda, ma ütlen vist jah ikkagi. Vana mehenes niisuke. Sõidab Pariisi tahtest üle. Või ta mida Pariisi, Madrid muidugi. Aga no Kanadas nüüd on nii, et on 60-ndates on 2 isikut ja siin on mees ja naine võrdselt. 70-ndates on intensiivis ka 2 isikut ja need on mõlemad mehed. Huvitav, et nüüd on vanema sealt mehed. Muidu oli võrdsed või naised isegi tagalus. Nii, ja 80-ndates on üks ainukene ja see on ka meesterahvas. No surmastatistika nagu öeldud, noori ei ole. See 20-ndates on need nädalate jooksul ainukene. Kui jälle statistika puusse ei pane. Ja kõige nooremad on 60-ndates ja see on meesterahvas. Üks ainukene. 70-ndates ka 1. Ja see on naisterahvas. No nii vanana ongi see tavaline juba. Ja 80-ndates on 4. Ja niin on 2 meest ja ei valet. 1 mees ja 3 naist. No jah, see on loogiline. Ega see Belgia peaminister kuulub ka kõrvaldamisele kausele. Niisugustega ei ole millestki rääkida. Te kas loobute piirangutest selle tasemele, mis oli 6 aega tagasi, või teid lihtsalt kõrvaldatakse. Või tulevad Iraani poisid külla. Ilma maskita köhivad tatised. Küll mingi võimaluse leiab, nii et kes paha tahab, see leiab alati variandi, et nii nagu Donald Trumpi case näitas, et ei ole ta midagi puutumatut siin midagi. Nii et jätke tavainimesed rahule. No ma ütlen, mehed on lödiks lendab Brüsselis, või no mitte Brüsselis, no üks on Brüsselis, teine Flandes, siis on 45-64 aastane, no see on vara tõesti. Aga see maailma kontekstis ei ole see midagi erilist. 2 meesterahvast üle on ta kõik rauga poole. See Pedro Sanchez on eriti hull, et ta Madrid kaevas tema asjad kohtusse ka ikka moodis edasi. Ta on siis mingi vana päst. No tollele ma soovisin küll juhida tingimist, sest kuluks ära, võib-olla siis tuleb aru pähe. Et ei tasu kõike ilusat hävitada ja laste psüühikat tappa. Te ei karda, et noored teevad teile otsa peale, päris ajal. No üks õpetaja juba löödi maha. Seal Prantsusmaal. No küll sa näed, vägivallakuriteod kasvavad, kui te ei lõpeta ära. Praegu on seda võimalik veel ära hoida. Toas hoitud tigemass pääseb välja, maksab kätte. No esimene kord võib-olla inimesed jah veel kannatasid ära ja oli kabuhirmud, aga nüüd on nii, et küll sa näed. Eriti hirmus on see, kui see jõulude aeg saab olema. Ma loodan, et rahvas ikka ärkab enne. No Tšehhi nugis on pärit Iraanist. No see oli kohe
näha, et ta levis erakordselt agressiivselt ja vaata seda vanuse koosseisu ka. See erineb oluliselt Rumeeniast ja Ameerikast. Teised nii agressiivselt ei levi. Ja no vaevalt, et nad küll nüüd siin seda uuendanud on, aga no näed, on ju näha. Et lapsi ja väga noor ei ole, nii nagu meilgi ei ole. Naisi on see üks kevadest saati, see oli enne seda teist lainet, see üks ainukene. Ja siis on tulnud noormehi, 30ndad ja 40ndad, 50ndad, rääkimata vanemast eas. Ja ainus vanuserühm, kus naiste ja meeste suhe on suht võrdne, on see 45–54. No meie Ulvi läheb ka sellesse vanuserühma, jah. Aga kõikjal mujal, ka vanemates vanusegruppides on meesterahvad ülekaalus, välja arvatud see 85+, et nii nagu Kuressaareski, et vana naiseda muidugi tõmbab maha sama lastamatu. Aga mis on tema hea omadus, on, et lapsi ta ei taha, aga halb on see, et ta levib nagu kulunugist ja nagu kulu tuli ja nagu nugis palju nüüd. Kahtlustan millegipärast, et Poolas võib ka lisaks Rumeeniale just sealt Lappesse minna, lõunaosa. Kataris surnute alla intensiivi kukutakse endise tava oli natuke vähem. Õige kerge langustrend on Ailaavi, aga mitte veel selline, et Oila, lähme tormame sinna negatiivse testiga, seda ma ei soovita veel. Veel. Ja näed ka Jaapan. 697, 12 surma, aga intensiiv ei taha alla minna, või pigem kasvab. 155, jah, eile oli 151, 2. Eks vana ühiskond jah, aga ikkagi Lappesse tahab minna. Tahab Lappesse minna, see asi. Moldovat just enne vaatasin, või ma pärast vaatan, kui ma siin. Mul on nii lihtsam, ma vaatan tabelid ära ja siis lähen konkreetsete linkide peale. Nii on nagu lihtsam. Aga Sri Lankas läks vaata Lappesse ka kiiresti. Oli paar juhtumit, ta vist tegi ennast lahti. Ja üks laip on ka üle, ma ei tea, kevadel oli ka neid 14 ainult. Või siis midagi seal Lappesse läks. Maltal oli vana inimene üle 70 meesterahvas. Lätil oli jah 40–50 aastane, kahjuks ta sugu ei ütle, aga enamasti 2/3 juhtudest on tegu ikkagi meesterahvaga. Aga ei tea muidugi. Kui see on sellest kollektiivist, siis ei pruugi olla. Miks sai lastekaitsjate pundis? 4 tükki neid haigeks jäi. Ja tõmbas tollega maha. Muidugi ta ikka mujalt olla Riias kuskil. Taugav, Pils ja Riia on nendel nagu kõige hullema. Leedu on suht ühtlased Lappes, et see on nagu raske öelda. Kaunas, Vilnius kindlasti ja siis Siaulai kindlasti. Küprosel ei ole haiglaravi kasvanud, seda ma ka enne vaatasin. Miks ta Paapasele liigumiskeelde arvutab? Pistke endale see perse. See on juba võimu ületus. Kui tahate, pange paarid kinni ja kui seadusega. Inimeste kõige põhiõigused ja sealhulgas laste õigus käia koolis peab olema tagatud ja õpetaja kandma isikukaitsevahendeid ja jutt on lõpp. Ja vaata seda palju kiidetud Uruguaid siis nii, et tead, kui ma mõtlen nendele kiidukukkedele suvel, eks ole. Läti ja Uruguay, et näed, kui hästi neil on ja saab ära hoida kõik. Palun, nüüd on 48 juht, aga mis veel märgilisem, et Uruguay's 3,4 miljoni elanikuga riigis on tervelt 9 inimest intensiivis, ehk asi on pea sama hull kui Leedus või Lätis, et näed.
mis näitab, et lõpuni seda ära pole võimalik hoida ja tulebki lasta osade minna. No ei hakka liikumiskeeluga jamama, ei hakka erioluga jamama, ei. Kui tahate baarid kinni, ööklubid kinni, see on teine asja, sest joomine ei ole inimõigus, aga õigus jalutada on küll inimõigus. Rootsi tegi mahitus- ja teavitustööd kogu aeg ja see on hoidnud asja vaos. Küll loodus ükskord selle viirusele otsa peale teeb, jah, läheb paar aastat aega võib-olla küll. Või natuke vähe. No Prantsusmaa see ütles välja ju, et järgmise aasta keskpaigani vähemalt. No mulle ei tule see mingi uudis. Ma lähtun Hispaania gripist, see on parim teadaolev info. Aga seni, kui me eriolukordadega vahele torgime, saame veel lisaks laostunud psüühikat ka, ega minul võib ka jama tulla sellest. Kohati mul tunne, et mul laseks ise kah nagu Kennedyt. Jah. Selle Sanchez'e ja Macroniga on küll reaalne, jah, et vähemalt lõugu küll annaks, kui mitte enam. Tead, kui inimõiguste kaitsjad välja ei tule, siis läheb ka asi kahviks. Kaua võib. No see on ju rauga tõbi suuresti. See protsent noori on nii väike ikkagi. 20, kui seda. Ja seda me räägime ka eelkõige USA kontekstis ja siin Rumeenia kontekstis. No Rumeenias on maha lõppenud 5000 inimest peale kõvasti. Ma isegi tea täpselt palju. Ja noori on 57. Ja. Nii et on jah umbes 10%. No paljudes riikides on ta 5 või 4. No on kõrgem tõesti, ei vaidle vastu. Aga ta ei ole ka 20 või 30, peaks hakkama tõmblema. Ja meessugu ikkagi eelkõige rapib, seda on ka näha. No neid sündibki rohkem, elukandjaid on tähtsam isegi veel kaitsta ehk naisi. No vaata, mehed ei dramatiseeri üle ka, vaata. No meie siin, no need saksad, rikkad, need muidugi päris on avaleed oma klaasmajadesega. No Macron nende hulgas ilmselt. Kuigi ta nii noor mees, et mida ta põeb. Peaks ju teadma, et kui välja tuleb, siis juhtub midagi taga. Kardavad oma surelikkust, jah. Aga jätku tavainimeste põhiõigused vähemalt rahule. No ööklubide sulgemisega ma olen ju nõustunud. Sest nad on tõesti sealses kontekstis nagu kulutule kohad, aga no jalutamine, see õigus peab ikka inimese jääma. No mis teil maski kohustusest veel vähe on? Ja Rootsi ta ikkagi soovitab, ta ei lähe mürina. Ma tahan elada nii kauaks seda elu on antud. Ma on teada, et keegi pole kaitseb peale laste. Muidugi Bulgaarias on nüüd intensiiv täiesti lappesse läinud, et 138 võila või mingi 127 ja sa surma on vähe, mis tähendab, et nad vanad ei ole. Aga kus aga Moldova on see lappesse minek? Vahel on tunne küll, et läks Rumeeniasse Moldovasse elama, aga no ma ei tea. Päris ära surra nagu ka ei tahaks, et no tahaks midagi vahepealse. No ma vist Moldovat vaatasin küll seda Wilderi, see tuli meelde, ma vihkan seda lehekülge.
pidin 3 päeva tagasi minema, üks on see. Nad imporditud Rumeeniast, palun väga, ja niimoodi võis see Lätisse kaudu, et imporditi Rumeeniast Moldovasse. Moldovlane Eesti ei jõudnud, oli terve purikas ja siis tuli ta Lätti, mis X-pa moel, aga ta sinna igatahes jõudis, see on fakt. See klapib peitajaga, see on 1,5 nädalat, hästi tüüpiline. Ja siis see jõudis kuidagi sinna kohtumajja, no lastekohtu ja sinna kontorisse ja nakatas 4 inimest. Noh, keegi sealt tõi majja ennast teadmata. No see võis olla Liene, see võis olla keegi teine. Ja kui see tänane surm on ka sealt majas, siis noh on selge, et siin on tüvega asi tüve taga on. Kui pool kollektiivi on maha lõppenud. Ja naiste rahvad, siis see viitab ainult 2 allikale, Rumeenia A ja mingi väike variant on ka USA. No too oli natuke vara, aga üle kuu on möödas ja. Sest Moldova tüvi, mis meil on, see on natuke leebem. Kõige nooremad on ikka seal 50 ja 48 on hästi haiged nagu. Kaasuvate haigusteta polegi ammu olnud. No ainult vererõhuga oli siin kuu tagasi, oli tõesti üks naine 27. Varsti ei olegi nagu piirkonda, kus saaks temaga elada. Ega see WHO pakistanlased olid etiooplased juht tuleks ka kõrvaldada ja likvideerida mõne ratsionaalsema inimesega. Suvel jah, justkui rääkis, et ärge see on noori süüdistage, oli nagu inimlik, aga nüüd ma ei tea. Kas Hiina maksis talle, et kütta paanikat, Hiina mõnuleb nüüd, eks ole, raisk seal. Norras on 200 keisi, surma ei ole. Tšehhi läppeseminega sai räägitud, Jaapanist sai räägitud, Bulgaaria saab homme, aga suremus on madal, samas intensiiv kasvab, mis viitab keskajale tõepoolest. Kanadast sai ka just räägitud, Iisraelis suremus ei taha kuidagi väheneda. Jah, juhtumite arv on tõesti 10 korda väiksem, aga suremus ei vähene. Kohe üldse ei vähene. Nii et mis mõtted sellel asjal kõigel on? No 1,5 kuud juba. Ja küll sa näe, kuritegevus kasvab. No Kabulis juba oli mingi pommirünnak ja neid saab olema ja neid saab ka Euroopas olema, kui ta õigel ajal tagasi tõmbas seal. Ainult siis kipuvad kannatama need süütud. Macroni ei julge keegi maha lasta. Kuigi oma viha peaks terroristid just sinna suunama. Mitte süütute inimeste peale. Ja Ateena linna peavad niisugused. Nende vastu tuleks oma viha suunata praegu. Mitte süütu turu peale tead. Tahate killida, siis killige just need niisugused psühhopaatidest juhid ära. Jah, see Kreekas ka surma ei ole lisandunud. Noh, välja muidugi nii ruttu ei saada, aga juurde pole ka tulnud lapsi. Ka ei ole. Noh, kuidas see väljend oligi, et näitab Peetrit. Noh, see on roppus, jah.